palju tehakse. Täna me mõtleme veidi aega teineteisele ja et seda teineteisele mõtlemist kergendada, on siia külla tulnud teile nooremat õpilaste majast külalised ja alustame selle gitaaripalaga ja siis tulevad järjest ka sõnad. Nende taustal peaks olema lihtsam teineteisele mõelda. Ja väikeste maja lapsed toovad meile sõnumi. Nad räägivad sellest, mis on siis sellel aastal väikeste majas olnud oluliseks momendiks ja kindlasti ka meie majas on hoolivus. Tere, ma olen Taimo Juhanson ja ma räägin, kuidas ma hoolin enda perekonnast ja sõpradest. Meie pere on väike ja sellegipoolest püüame üksteisest hoolida, nii heas kui halvas. Hoolivus, see on tänapäeval vägagi unarusse jäänud teema meie peredes ja meie ümber. Enda peredest ma hoolin väga, nemad on mulle kõige tähtsamad. Ema aitan alati sellega, kui koristan ema tuba, olen tema vastu alati aus ja ei valeta talle. Vahest hoolin väga, kuna ta on minust väiksem ja käime koos õuel ja teeme põnevaid asju. Kui ta saab haiget, siis lohutan teda ja puhun haige koha peale. Isast hoolin ma väga. Isa on kaugel tööl ja me saame vähe koos olla. Kui ta kodus on, aitan teda rõõmuga auto juures või ehituse juures. Ma hoolin enda sõpradest. Me käime koos kinos, mängime jalgpalli ja peitust. Kui sõbral on abi vaja, aitan alati nii, kui suudan. Ma ei taha kunagi oma sõpra hätta jätta. Hoolivus ja õnn koosneb pisiasjadest. Hoolivus ja heatahtlikkus on meie elus need, mis aitavad toime tulla ka kõige raskemal ajal. Hoolige alati oma perekonnast ja sõpradest. Kallistagem üksteist südamest ja kõvasti. Aitäh kuulamast! Kui ma olen kurb, siis püüavad sõbrad mind rõõmustada ja mulle nalja teha. Kui keegi hakkab minu sõbraga kaklema, siis ma lähen vahele, sest sõbrad ju aitavad üksteist. Mina käin loomade varjupaigas loomadega jalutamas ja neile toitu viimas, tõin sealt endale maale kassi. Mina olen aidanud oma kortermaja vanainimestel posti võtta, pakun bussis vanematele inimestele istet. Kui mu sõber räägib mulle oma murest, siis ma püüan tal aidata seda lahendada ning ei räägi sellest mitte kellelgi teisele. Mu sõbrad annavad mind nõu, kui seda vaja. Aitavad mind hädast välja. Nad ei taha selle eest midagi vastu. Mina olen olnud oma sõpradega suheldes hooliv, igas mõttes, neid jätates või lohutades. Minu arvamusest hoolitakse ja tahetakse teada, mida arvan, soovin taha. Aitäh teistel vaidlusi lahendada, kaitse, kui kedagi kiusatakse. Pane
mõned sõbrad uskuvad, et nad on enam maksuvõimelised, kui nad arvavad. Kui lähen kellegiga tülli, püüan ruttu ära leppida. Kui ma midagi väga kardan, siis tahetakse mul teada, kuidas on läinud. Kui sõbrad kaklevad, siis küsin, kas on vajadust kakelda ja nad tavaliselt lõpetavad kaklemise. Kui sõbrad tahab omaette olla, siis ma ei käi talle närida. Mina pean teisest lugu. Ma näitan seda välja oma tegudega. Ma arvestan teistega. Ma soovin sõpradega aega veeta ja kutsun neid mängima. Ka uute sõprade saamiseks kutsun neid mängima. Nii õpin neid tundma. Kui keegi saab haiget, siis ma lohutan teda ja tavaliselt saadab. Siis on kõik rõõmsad. Mina hoolin. Mina võin heategevuskaarte. Asjad, mida ma vaja, annan neile, kes neid vajavad. Kui mina teen head ja teised ka, siis muutub maailm paremaks. Ma olen teistelt õppinud. Proovin teisi julgustada, et nad teeksid õigeid otsuseid ja viiksid oma unistused täide. Kui sõber mind ainet ei oskaks, siis ma aitan tal seda õppida. See aitab tal elus edasi minna. Ma aitan oma sõpradel olla parem inimene. Hoolimine on minu jaoks tähtis ja see tekitab minuses hea tunde. Mina hoolin ja minust hoolitakse. Ja mina olen Maria. Ja nagu te kuulsite, siis see aasta nimetati Kivimäe gümnaasiumis hoolivuse aastaks. Seda tähistamaks otsustati tunnustada sõbralikke õpilasi. Need on need inimesed meie seast, kelle kohta saame öelda, et nad on head kaaslased. Nad ei kiusa kedagi, ei tegude ega sõnadega. Nad on heatahtlikud ja hoolivad, märkavad kaaslasi ja püüavad neid toetada. Ning nad avalikustavad inetut käitumist. Kristel, miks sind valiti? Õpetaja ja sõbrad ütlesid, et ma olen alati rõõmus ning teen ka nende töö rõõmsaks. Kuid ka paljude teiste laste kohta öeldi palju häid asju. Näiteks Robert on kõigiga sõbralik ning Caroli pole mitte kunagi kellegiga tülis. Aga Kärdil on hoopis hästi palju põnevaid ideid. Merili oskab leida õigeid sõnu ja leida muredele lahendusi. Ilona aga on tasakaalukas ja rahulik. Karl Robert näeb kõiges alati ka positiivselt. Helena oskab panna ennast teiste olukordadesse ja ka nendest aru saada. Joosep on sõbralik ja heasüdamlik. Käti püüab alati teiste muresid lahendada. Karl on kõiketeadja. Ning Elisa on viisakas ja empaatiline. Evali on avatud ning julge. Ning sina, Maria, oled klassi päikene, kes alati naerab ja ajab ka teised naerma. Kas nad on siis mingid ideaalsed inimesi? Ilma vigadeta, ideaalseid inimesi pole ju olemas. Muidugi mitte. Ka hindamisel ei arvestatud nende head õppimist. Kõigil on omad puudused. Olgu see siis liigne tagasihoidlikkus või vaikne iseloom. Väike enesekindlus või sisepoolne elamine. Kärsitus või hoopis liigne aktiivsus. Teiste murede kandmine võib muuta ka murelikuks. Abivalmidus ja sõbralikkus võib muutuda ka koormaks, sest pidevalt ollakse hõivatud. Vaatamata, et meie jaoks ei ole teiste aitamine, sõbralik olemine, meie koormaks on ka meil omad mured. Sellepärast ongi hea, et meid on märgatud ja tunnustatud. Ja kui märgatakse, et suudad ennast rohkem anda ning teiste mured kanda, seda teha siis veelgi lihtsam. Aitäh kuulamast teile! Mäletad see konnistus on vokk ja kõik päevale? Tegelikult oleks ikka pidanud püksi vanema. See on nagu täiskasvanud. Ei tea, kas täna üldse kooli ka julgeb tulla. Parem, kui teid tuleks ja haisema. Ega ongi näha. Oh my god, te ei kujuta ette. Konna mõtt käis koolis kaadamas. Konna on raudselt midagi räägitud. Oh my god, tegelikult. Jaa, Karl sulle kohe tõesti
kabineti poole. Aga kui klassijuhis midagi küsima hakkab, siis pidage meeles, et hoiab tema suu kinni ja midagi ei ütle. Ja sina ka, Kaisa. Oo, tere, Kon! Kas su ainuke riietuses on ära kuiva? Pesime teist eile küll, aga näe, ikka haitseb. No, said omale patsikummiga ostetud või? Kuule, ma panin neile trügikasti juurde mõned vanad kilbud. Vaata sealt, saad ka midagi moekamat selga. Kas ma jätsin mõned õunategi räägin, juhuks kui su ema tasuta avaldust ei rahuldata. Kultuurküsija. Tere, lapsed! Tere! Istuge! Täna räägime üldinimlikest väärtustest. Palun nimetage üks väärtus, mis peaks olema meile elu aluseks. Palun, Krista. Ma arvan, et see on hoolivus. Kui me hoolime oma lähedastest ja sõpradest, siis ei satu noored halvale teele. Ei hakka suitsetama, jooma ega vägivallatsema. Väga tubli, Krista. Kui kõik niimoodi asjadest aru saaks, oleks meie ümber palju vähem vägivalda ja kurjust. Aga ma pean teid täna korraks üksi järsma. Krista tegi ilusa sissejuhatuse meie kirjandi teemasse. Palun kirjutame pealkirjaks, kas me märkame olla hoolivad. Hakake teie ilusti kirjutama, ma tulen varsti tagasi. Oi, kas sul on uus pinarve? Kas on su vanaema oma? Ma arvan jah, et on vanaema prillidoosi pehte pannud. Kuule, mis firma kott sul on? See on tal esimesest klassist alates. Tule ka. Näe, võta ta päevik, kirjutis ja märkus. Ma kirjutan, et Kätrin kiusab pidevalt klassi kaasa. Palun kutsuge ta korrale. No, kas sa said lõpuks uued püksid ka või? Kas katsed, kas olid hullud päevad ja sulle tehti nii suurt allahindlust, et sa jõudsid osta või? Tahad, ma ütlen sul neid pesta? Too kähku vett. Anna mulle veel keegi. No koesed püksid. Mine! Lõpetage ükskord ära! Sul hakkas. Mis te tahate? Ise räägid hoolivusest. Tõbras selline. Mida sa teed? Mis sa kaitsed seda haisukotti? Mine pese ta puhtaks, kui sul kodus veitmas seegi. Sa võid ta kõrvale istuda. Mine kallista teda, kui ta sulle nii armas on, noh? Õpetaja tuleb! Teisest maha teile! Kätrin, miks sa peksad teisi? Mis siin ometi lahti on? Mina ei tea, mis see konna Kätrini lahkus. Ma küsisin talt ainult harilikku pliiatsit ja tema hakkas sõimama ja tuli mulle kallale. Kätrin, oli nii või? Ma vihkan teid kõiki! Lõpetage ükskord ära! Teie kõik vaatate seda iga päev pealt ja vaikite. Mis siin toimub? Nüüd võite igaüks ise arvata, mis edasi saab. Kõige tõenäolisemalt on nüüd klassis 2 kiusatavat ja kõik süüdistavad ka Kaisat pidevas valetamises ja teiste kiusamises. Kõik jätkub vanaviisi. Või eks siiski, julged sina, Robert, Kaisaga ühineda ja Karl Erik. Julgete ja ei karda saada koolidelt peksa. Ja sina, Merini, ja Eva-Lea ning Kristin. Julgete seista vägivalla vastu ja tõde rääkida. Ning kui teid on juba 7, kas ehk siis muutub midagi? Aga mõelge, kui teid on 70 või 700. Aitäh teile ja tahaks öelda aitäh nendele õpetajatele, õpilastele, kes esinesid.
Ja teadmiseks teile kõigile, et need asjad on ette valmistatud eesti keele, inimeseõpetuse, klassijuhataja ja muusikaõpetuse tundides. Ja need on olnud osa tavalisest õppepäevast, aga tulemus on olnud imeilus. Aitäh nendele, kes veel juhendasid.